ja tere! Ilusat päikselist hommikut. Ma just jõudsin tööle ja nüüd mul on, hakkan siin sisse minema, tuleb väga närviline päev. Ma ütlen ausalt, kõik antikasse rändanud. Jumal küll. Ei saa päikse käes vaadata üldse, vaid mõtlengi kohe pintsetid välja võtma. Tulin natuke varem just, et mul oleks aega autos ennast natuke koguda. Mina ei tea, kuidagi väga veider aeg on, ma ütlen ausalt. Sellepärast, et juhtuvad mingisugused asjad, mida nagu absoluutselt isegi ei oska karta. Ja nüüd juhtub see, et ma ei leia lihtsalt oma pintsette ülesse. Ma olen siin niikuinii viimase piirini viidud peaaegu. On need naiste käekotid. Ma ütlen, te ei taha isegi teada, kui tehakse neid, et mis on minu käekotis videosid, siis ausalt öeldes minu see on täiesti jabur. Ja nüüd samal ajal, kui ma otsisin ühed asjad ülesse, ma kaotasin teised siia kotti ära vist. Täiesti lõpp. Ma olen täiesti liimist lahti. No, ma toon näite. No, igasuguseid väiksemaid asju on veel reaalselt. Pekki küll, mis asi see kukkus nüüd? Aga, mis juhtus nüüd 3 või 4 päeva tagasi, oli see, et mul lihtsalt, ma ei mäletagi enam, mul on see ajataju kadunud. Pean natukene tegema huuli korda, sellepärast, et meil hakkab see, lubasin ühel õpilasel natuke aidata filmida. Kusjuures meil on politsei jälle siin koolis, no meil on täiskasvanud õpilased ja lambist. See politsei käib siin valvamas hommikuti, ma ei tea, mis ta. Nüüd on kõik värskelt load saanud, siis on see on ilmselt hea hops ongi kellegi maha võtnud. Ma ei tea, mis ma arvan, et nad hirmutavad need noored ära, et need lihtsalt ehmatavad ära ja teevad midagi valesti. Ma ei tea, mille pärast. Nüüd jälle on võetud keegi. See on väga hull. Sükest värisevate kätega ei ole võimalik teha. Vaatan pärast toas edasi. Aga millest ma rääkima tahtsin hakata, on see, et meil läks kanalisatsioon umbe. Ja täiesti lõpp. Ja ei saa lahti, ma arvan, me oleme mingisugune 100 eurost vähemalt. Igasuguseid torusiile ja graanuleid ja keele ja asju ja Rando sai sõbra käest selle nagu trossi, mis on selle käib akutrelli otsa ja igasugused asjad, mis ja no mitte midagi pole aidanud ja meil on mõistus täiesti otsas, noh täna tuleb siis torumees, et lihtsalt ei saa ise hakkama, õpilased jõuavad kooli. Aga tegelikult ma tulin ütlema seda, et see Shiny pakk tuli ära, mis on suhteliselt ma ei tea, üllatav või nii, sest et ta pidi 22. märtsil alles tulema, aga täna või noh, tegelikult ta jõudis 3 või 4 päeva tagasi. Ma arvan, et ta jõudis mingi 13. paiku või midagi sellist. Võimatu, ma võikski jääda siia. Aga nüüd ma olen nii palju juba kulutanud aega mitte millest rääkimisele. Tegelikult ma tahtsin sellest rääkida ka veel, et Shiny pakki vaatame, mis asjad tulid ära. Aga lisaks on see, et mul
on mitu asja, mis tegelikult on mu elukvaliteeti jumala palju tõusnud. Ma üritan keskenduda positiivsele praegu, kui te aru ei saa. Sest lihtsalt väga palju negatiivset on hetkel. Aga meil oli vaata see presscan on ju, aasta aega umbes. Ja nüüd me ostsime Taimeriga selle filtrikohvimasina. Ja räägin, see on mu elukvaliteeti tõstnud, ma ei tea mitukümmend %, sellepärast et see, et ma hommikul ärkan ja kohv on valmis, et ma ei pea sellega tegelema, see on lihtsalt nii palju jõhkralt hea. et noh, tegelikult ongi paar asja, mis on mu sellist hommiku kvaliteeti tõstnud, elukvaliteeti hommikul. Teine asi on see, et ma panen ööseks vihma peale, et meil on see YouTube Premium on ju, et ei viska mingit reklaami vahele, kuigi neid vihmavideosid on minu arust selliseid ka väidetavalt, mis peaks olema ilma reklaamideta, aga ma ei tea, et ta on nagu white noise, eks. Ja ma valin sellise, mis on ilma äikeseta, seal on sellised äikesed, igast erinevaid on ju, sellised looduselisid, mis siis peaksid magada aitama. Ja panen selle vihma peale ja see täielikult nagu igasugused kõrvalised helid, noh näiteks ma olen varem magama, kui mul poiss, et tema veel kobistab seal ringi või koer käib või mida iganes on ja või Rando veel, noh tuleb ka hiljem magama tunduvalt. Et see tegelikult on mu une kvaliteeti nii palju tõusnud, et ma ei teagi, kas mul ongi vaimselt nii läbi nendest jamadest, aga ma tükk aega pole nii hästi maganud kui praegu, ma olen vist lihtsalt nii läbi. Noh, kevadväsimus võib olla ka. Ja kolmas asi, mida ma hakkasin tegema, tegelikult kogemata, oli see, et äratus on värina peal, mitte heli peal. Ja ma olen kuulnud nendest äratuskelladest, mis on nagu valgusega, et valgus hakkab nagu valgeks tuba tegema vaikselt, nagu päike tõuseks. Ja siis sa ärkad selle valguse peale. Ma tahaks tegelikult seda ka katsetada. No, mina olen tegelikult suht kerge unega, ma ei tea, kas igaühele see toimiks. Aga mulle see, et mulle ei hakata laulma midagi või piiksuma või karjuma, vaid ta lihtsalt nagu hakkab värisema vaikselt, on super hea olnud. Mul on nii palju mõnusam tõusta. Aga jah, sellised 3 nippi, aga ma nüüd pean minema sisse, sest et ma pean tegutsema hakkama ja siis millalgi pärast, kui tagasi jõuame, siis vaatame Shane'i asjad üle, ma vaatasin põgusalt üle, kõik oli olemas, kõik oli okei, noh, nii peale vaadates, nii et mul tundub, et päris okei. Shane'i haul tuleb, mis on siis, et mida saab 40 € eest Shane'ist, aga näeme siis hiljem. Nii, nüüd mul on tunnid tehtud, väga lõbus päev oli, video filmimine, kõik asjad läksid normaalselt ja nüüd ma ootan üks kohustus veel, enne kui ma saan, tegelikult ma ei teagi nüüd, kuidas see läheb see päev, et kas ma saan minna päeval juba koju ja näidata teile need asjad ära või jääb see õhtuks, sest mul on tegelikult täna veel minna vaja teisi töökohta ja kella 6 koosolekule kesklinna. Nii et tegelikult ma ei teagi, kuidas minema hakkab, teil pole suurt vahet, sellepärast et teie jaoks on need mõned hetked 2 klippi vahel. Aga mina jah, lihtsalt tahaks juba näidata, aga ma ei tea, kas ma veel saan täna, aga igal juhul, kui midagi vahepeal on, siis ma tulen räägin teiega ja kui ei ole midagi põnevat vahepeal, või no midagi põnevat, teeme ühe asja kohe selgeks. Kui sa oled tulnud siia selleks, et näha midagi põnevat. Vale koht, täiesti vale koht, aga ühesõnaga, kui midagi on, ma vahepeal räägin ja kui midagi ei ole, siis näeme siis, kui Šehhojani tellimus haul. Not so. Lõpuks siis näitan ära, mis ma sealt Shane'ist tellisin. 40 € läks, oota, püpper. Ütle tere siis. Ühesõnaga, 40. Nüüd on jälle see pantvangi nägu. Kui see too siin olla, siis ära hüppa. 40 € läks kokku. Ma olen mitmed asjad juba kasutusele võtnud. Mul on uus kampsun. Ma otsustasin, mul on vaja investeerida tööriietesse, aga kuna mul ei ole
soovi tahtmistega raha investeerida palju. Siis ma läksin üks päev New Yorkerist läbi, ostsin selle kampsuni, ühe sarnase tumesinise, üks maksis 4 eurot, teine maksis 5 eurot, mingi soodukaga oli. Nii et see on hea uudis, mis on hea, sellepärast, et ma ütlen ausalt, viimasel ajal niimoodi halb uudiseid, et ma kogu aeg mõtlesin nagu öeldakse, halvad uudised käivad ikka 3 kaupa, aga siis nüüd on niimoodi, et juba tuleb 2 käe sõrmedel kokku lugeda neid, nii et ma ei tea, mis asi see on, mis aastas on, mis kuus on. Väga õudne. Aga igal juhul see selleks. Ma ühesõnaga olen kasutusele võtnud juba mitmed asjad. Üks asi, mida ma olen võtnud kasutusele, on see karafin väike. Et praegu tõin alla, aga muidu see on mul voodi kõrval. Ja jah, põhimõtteliselt ongi. Õhtul panen täis, kui juua tahan, siis joon, panen selle peale. Ja tolme ei lähe sisse või mida iganes. Värske maana hoiab selle vee. Ja tegelikult ma olen näinud, seda kasutatakse ka suuvee jaoks. Nii et meil hakkab all vannitoas nüüd remont ilmselt. Et kui ma saan selle vannitoa ükskord korda, mis on, ärge küsige. Ma ei tea, kui kaua see võib aega võtta. Siis võib-olla tellin sinna ka, et ongi paned nagu suuvett täis ja siis paned siia sisse ja on nagu kena. Praegu ma kasutan köögis kraanikausis juures suuvett, nii et viitsi nagu sinna neid potsikuid ja notsikuid nii palju ka panna. Siis sain need tossud, 11 midagi eurot. Täna kandsin töö juures, muidugi ma tegin nendega seda, et ma tahtsin jõudselt neid juba jalga panna, et läksime sõprade juurde grillima nädalavahetusel. Ja oli vaja, isegi ma ei jõudnud seda kaitse seda asja peale panna. Panin jalga ja loomulikult seal oli suhteliselt sopani ja loomulikult teil koer astus mulle varba peale. Nii et ma pean neid nüüd pesema hakkama. Aga on nagu on, ise olin jobu, aga väga mugavad. Või selles mõttes, et ma tellisin 38 suuruses, mul oli jalanõud nagu 36 kuni 38 suurust tavaliselt enne. Ja need 38 on ikka väga suured, et kui ma üldiselt sealt Hiinast tellides alati kardan, et asjad on nagu väiksed pigem, siis mulle tundub, et need olid küll väga numbrisse või isegi suuremad kui ütleme keskmine. Aga tossudel ongi vist see suurus suurem. Nii, siis ma tellisin sellise karbi, kus sees on väiksed karbid tegelikult nagu scrapbookingu jaoks. Aga ma praegu vaatangi, et laps on mind siin aidanud ja pannud need klepekad siia sisse, aga need ei ole mahtunud siia ära päris täpselt, nii et ma pean siit osa nüüd välja korjama. Aga jah, et sihukeste scrapbookingu ja käsitöö vidinate ja jubinate jaoks siin on sellised väikesed karbid sees. Neid on siis 15 ja siis nad on ühes karbist koos, nii et saab sellised pudinad panna kõik ilusti ära käest ja siia ma olengi juba pannud ka mingeid teisi klepekaid, mis mul on olnud nagu varasematest aegadest ostnud, sest et koos, sest üks asi, mis ma siis tellisin veel, olid ka need klepekad nagu sellised motivatsiooni niisugused quote'id ja asjad. Et näiteks, et ma elan iga päev oma parimat elu. Ja ma tegelikult ostsin ka ühe niisuguse scrapbookingu kalendri märkmiku selle aastama, kuhu ma mõtlesin hakata siis. Tegelikult mul oli kalendermärkmik kadunud vahepeal. Ja siis ma vaatasin neid kalendermärkmikke, aga lõpuks ma leidsin ülesse. Aga jah, et sinna olen juba ka pannud mõningaid ja vaata, mis laps mul siin korraldanud on, ma ütlen, kuidas see niimoodi. Suur laps peaks ju nagu natukene saama aru, et need ei mahu siia sisse, aga ma ei tea, ikka tallad siia toppi. Aga õnneks suurem osa on okei, paar tükki on siin nüüd portsus natuke. Aga jah, selline karp.
ja sellest lepet põhimõtteliselt, noh, ma kavatsen siia panna ka näiteks, mul on mingid tikkimise nõelad, on ja need saan siia ühte karpi panna. Ja ühesõnaga sellised jah, pisikesed pudinad ja siis mul on, ma tegin tegelikult, ma ei olegi teile näidanud viimane kord pärast seda, kui ma seda kummutit sorteerisin, siis ma otsustasin, ma teen sinna, sest mul oli käsitööasjad eraldi kastis. Aga ma tahaks nagu niimoodi, et mul ei oleks niisugust kastimajandust nii palju, et ma tahaks mahutada kõik omal asjad ära nagu kummutitesse ja kappidesse ikkagi ja kui ei mahu, siis tuleb millestki loobuda. Aga ühesõnaga ma tegin ühe kummuti-sahtli tühjaks ja panin sinna nagu kõik siuksed meisterdamised, välja arvatud heegeldamise asjad. Sest neid mul on liiga palju ja need ei mahtunud sinna ära. Aga muud asjad jah. Siis tellisin sellised kahte sorti. Siuksed nagu pehmendused kontsakingade sisse. Või nagu üleüldse näiteks mul on see, et ma ei saa kanda siuksed jalanõusid, mis on hästi õhuksed allaga. Et mul on kohe tunnen iga kivi ära, mis asfalti peal on, kohe on hästi ebamugav ja nagu ei taha kanda neid jalanõusid. Et sellistesse või siis kontsakingad, mis on, noh, peavad olema suhteliselt täpselt suuruse poolest selleks, et nad siis püsiksid nagu jala otsas normaalselt ja et nagu mugav kõndida oleks. Nii et ma ostsin ühed siuksed suured ja ühed siukse väiksema suuruse. Loodab, ma ei saa näidata. Saate probleemist aru. YouTube paneb mul video kinni, arvab, et see on mingi ebatsensuurne asi. Ma näitan seda niimoodi. Ma ei tea. Ühesõnaga need käivad ainult nagu kanna osale ja kanna alla, teised käivad terved alla. Ma igaks juhuks ei hakka riskima. Nii, siis tellisin 2 peavaru. Hea uudis on see muuses, mul on praegu see suur klamber peas. Ja see on mul sellepärast, et need väiksed mustad, väiksemad nagu poole väiksemad kui need, mida ma kogu aeg kandsin, need on jäänud mu juustele liiga väikseks. Mis tähendab, et mu juuste ravi kuuridest ja perioodidest ja tegemistest on olnud kasu ja mul hakkavad juuksed minema tihedamaks. No, ma räägin, meil on siin loomaaed, loomade vanadekodu. Kõigil on kogu aeg midagi tarvis. Aga jah, sellised 2 tavalist peavõru lihtsalt niisugused eest ära panna. Ühe sellise nagu kilpkonna mustriga ja teise siukse musta tavalise. Nii et nendega hästi ja võtavad nagu hästi juuksed eest ära. Ja mulle väga meeldib, et Brandol olid üks aasta pikemad juuksed, ta kandis ka neid. Poisid praegu päris pikad, võib-olla ta tahab ka neid kanda. Siis tellisin sellise, see on WC paberihoidja. Põhimõtteliselt see käib nagu seina külge ja siis see köis on nagu see köiest, paned selle rolli läbi. Ja ma vaatasin, et ta on siuke lahe. Meil ei ole WC paberihoidja, et ta tundus siukene stiilne. Niuke rustikaalne stiil, nagu mulle meeldib selline cozy stiil, et kodune ja mõnus, et ühesõnaga, ma arvan, et võib-olla tegelikult, ma ei teagi, kas ma panen selle ülesse. Üleval tegelikult mingi praegu on. Või panen alla ka ja jätan pärast remonti, et väga mõnus. Siis ma tellisin selle scrapbookingu ja siukest asjade, siukseid lilli. Ma tegelikult arvasin, et need on veits väiksemad, kui ma aus olen. Aga siin on väiksemaid ka, nii et ma arvan, ma saan neid ikkagi kasutada väiksemad. Ma ilmselt panen sinna mingi selle karbikese sisse. Ja siis saab mingeid asju meisterdada. Siis ma tellisin ühe pritspudeli. Need on jumalasta head, need pritspudeli. Mul on varem ka neid tellinud, aga ma ei tea, lapsed mängisid ja läks katki. Aga ma kavatsen siia sisse panna toiduõli. Sellepärast, et mul laps käis ostmas apelsina. Me ostsime pikalt jälle, on see. Me ostsime popcornimasina mingi. Sellepärast, et see poe, see kiirpopcorn, seal on igasuguseid aineid sees, mis ei ole kõige paremad. Ja me mõtlesime, et on popcornimasina, lihtsalt seda tavalisi popcornid järjest ise teeme, aga nad on täiesti maitsetud ja kuivad ja kui sa paned neile maitsed, noh, ütleme soola näiteks peale, siis see ei jää sinna kinni, sest nad on hästi kuivad ja siis tuleb hästi vähekene pritside õli.
ja siis mul käis poiss ostmas kodutarvete poest õlipritsi. Ja põhimõtteliselt poes oli niimoodi, et üks oli 15 ja teine oli 25. Ja siis müüja nagu ütles, et jaa, aga et ärge seda 15 eurost võtke. Sa võid läheneda. Lähed ära või? Ma tulen äkki kaasa kohe. Korraks ma räägin selle juttu lõpuni. Et siis see ühesõnaga, et 15-25 müüa, ma ütles ka, et ärge umbes 15-st võtke, et see on mingi jama, et see 25 ikka. Ma ütlesin, et õlipritsil vahet saab olla, et see peab olema 25, et võtta see 15. Ja tuligi välja, et see oli jumala nõme. Aga mida sa mööd siis siukest õlipritsi üldse? Aga see oli mingi eriline veidra süsteemi, kes pidi enne nagu pumpama. Ja siis alles see pritsid ja see pritsid ja pumpad ja kõik on väga kehva. Nii et selle mingi mõne eurosega, ma arvan, me saame väga hästi hakkama. See on ka lillepritsiks väga hea igasugusteks siukesteks asjadeks, aga selle konkreetselt ma võtan õli jaoks kasutusena. Nii. Siis järgmine, siis ma tellisin veel mingit scrapbookingu asju natukene. Siukseid raamikesi. Saab siukseid pildikesi sisse panna. Põhimõtteliselt sellist iga päeval. Tead, ausalt öeldes lihtsalt mõnikord meisterdan. Lihtsalt istun ja kleebin kleepekaid nagu laps, nagu lihtsalt rahustuseks, sest ma ei jõua kogu aeg heegeldada. Vahepeal tahaks midagi muud teha. Ja siis selliseid ka niisugused paberid erinevad. Väikse vahel. Lihtsalt enda rõõmuks lõpuks. Väga rahustav. Mingi hetk äkki võime koos teha seda. Sest et ma sain ühe statiivi, millega saab nagu allapoole näidata. Ja siis tellisingi ka siukseid tähti veel. Siuksed nagu lihtsalt eraldi tähed. Niukeses šriftis, fondis asjas. Et vaatan korra, kas need on. Osad on kleepekad, osad on nagu lihtsalt paber. Need tundub, et on kleepekad, ma ei tea. Siin on muidugi kõik on hiina keeles peal. Aga need ma panen ka sinna karbikeste sisse. Kõik ilusti organiseeritud. Siis ma tellisin 2 sellist pintsetid, nagu, et kui võtadki mingeid väiksemaid asju, seal sätid paika, seal scrapbookingul, siis on nagu hea nendega aeg-ajalt haarata, et ühed on siuksed lihtsalt otse ja teised on siuksed kõverad, et mugav kasutada. Siis ma tellisin sellise asja. See on nagu see, et mulle meeldis hästi, ütleme mingi 15 aastat tagasi ja niimoodi see soeng, et tukk on nagu tupeeritud siit nüüd ülesse. Ja siis ülejäänud on siis lahti või patsis või kuidas iganes. Aga see tupeerimine nagu ei ole väga hea jõustel ilmselgelt. Ja sellega saab nagu tõsta seda kõrgust. Nii et ei pea nagu tupeerima. Nii et see on väga huvitav. Ma tahaks teada, kuidas praegu viitsi, aga põhimõtteliselt see käib siis niimoodi siia. Nüüd tegin tukka alla ja siis paned siit selle tukka üle ja siis ta nagu tõstab teda. Nii et selline väike soengu asi. Ma olen tegelikult hästi ammu mõelnud, et tahaks tellida ja proovida ja jälle hakata soengut kandma, sellepärast, et ma ei tea, see ilmselt võib-olla ei ole trendikas praegu. Aga kui te mind vähegi tunnete, siis ma ei ole väga trendikas inimene nagu. Trendidega on lihtsalt natuke see, et see, mis parajasti on moes. Et see, mis on parajasti moes, seda on nagu saada. Aga mul on jällegi see, et mul on väga palju riideid, on sellised basic, mida ma saan kanda. Ja teiseks mul on nagu alles riideid. No, mul on näiteks üks teksajakk on mul alles või sellest ajast, kui ma olin mingi 15.
30 aastat, et üldiselt mul on mingisugused asjad, mis mulle meeldivad ja siis on nad olemas ja kannan, et kui ma ka riideid nagu ära viskan, tegelikult just see nagu süsteemi loomine majas või see, et üks teooria on, et nagu, et ära pane asju kuhugi kastidesse nagu kõrvale, et pane nagu kasutusse või viska ära, onju. Aga mina viskan nagu majast välja, onju. Aga mulle meeldib niimoodi näiteks riideid, mul on praegu ka üks kastides riideid nädalavahetusel, siin sorteerisin asju ja panin mingid asjad ära ja panin mingid asjad ära ja põhimõtteliselt mingi aja pärast vaatan üle, need on nagu sellised asjad, mis ma ei tea, lihtsalt, et oleks nagu igapäevaselt, ei oleks nii palju valikuid, et tegelikult mul on suuri probleeme, kui mul on mingi asjade vahel väga palju valikuid, et ma peab olema võimalikult vähe valikuid ja hästi lihtsaks endale asja tegema. Ja siis ongi see, et aga mul on mingi aeg jälle võtan välja ja on nagu kastitäis uusi riideid, et selles mõttes mina nagu teen niimoodi. Kuule, Molli! Nüüd on kõik siin, terve loomaaed. Tahate õue või? Pensionärid läksid jalutama. Aga viimane asi, mis ma tellisin, oli see lõhnaampull. Või see, nagu ma rääkisin, et mul on üks lõhn, mille poiss mulle kinkis, aga keegi on selle ära suutnud lõhkuda selle pihusti osa. Ja siin on see nagu reisidele kaasavõtmiseks siis see hoidik. Ehk et ma peaksin saama sellega, selle lõhna. Okei, seda ei pidanud lahti keerama. Et ma peaksin selle lõhna saama siia sisse pressida ja siis ma peaksin seda saama kasutada. Nii et selles mõttes ma annan teada, kuidas sellega läheb. Ma loodan, et see töötab hästi. Ja nii ongi. Sellised 40 asja saab 40 asja sooda. Sellise valiku asju saab siis 40 € eest. Šeenist ma olen päris rahul. Kõikide nende asjadega rahul. Ja tegelikult ma tahakski praegu minna kleepima oma sinna märkusse mingid asju. Aga samas mul on vaja tööd teha. Ja samas oleks pesu vaja pesema panna. Ja nõud. Ma ei tea. Nii see on. Ei taha siin tuju nüüd maha tõmmata. Aga jah, ma arvan, et ma pean kõigepealt need asjad ära tegema, mida on vaja teha ja siis ma saan teha neid asju, mida ma tahan teha. Nii et praegu ma siin selle vlogi tõmbangi kokku. Ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme juba mõne päeva pärast.